Minu nimi on Mariana Luist, tulen Saaremaalt. Seminari lõpetasin aastal 2002 ja praegu olen aktiivne ilmikliige Regula metodisti koguduses ja metodisti kirikuvalitsuse liige. Väljaspool kirikut olen samuti aktiivne, näiteks Kuressaare Toidupangas vabatahtlikuna ja töötan Kuressaare edukontori tegevjuhina. Tulin seminari otse keskkoolist ja olin kirikus aktiivne, toimetasin kaasa, tegin noortetöös kaasa. Juhiks kasvades ma arvan, et seminari selline kõige suurem panus oli see, et see aitas kujundada mul minu mõttemaailma. Seda, kuidas ma näen maailma, kuidas ma mõistan Jumalat, kuidas ma mõistan iseennast ja enda rolli selles maailmas. Kõige südamelähedasemateks õppejõududeks muutusid need, kes panid tundma, et ma olen oluline, et nendest oli näha, et nad päriselt hoolisid õpilasest, mitte nad ei tulnud lihtsalt ennast teostama seminari. Ja üks selline hea näide ühest õppejõust, kes nagu õppis koos õpilastega, oli Margit Sepp, kes oli ka meie oengagrupi juhataja, sellepärast ilmselt on ka meile nagu südamelähedasem. Et tema selline toetus, tugi ja abi oli väga oluline selle seminari aja jooksul. Seminari praktikaajad olid ilmselt sellised põnevad väljakutsed, kus tuligi minna välja teenima sellega, mida me olime siin seminaris õppinud. Ja need on väga hästi meelde jäänud juba ainuüksi sellepärast, et näiteks kaastudengiga koos käisime Eestimaa erinevaid kohti avastamas, et siis minna näiteks kooli usuõpetusõpetaja praktikat tegema ja see juba avardas sellist pilti Eestimaast, et mis erinevates nurkades toimub. Ja see oli üks põnevamaid aegu, et käia ja teenida siis nendes kohtades, kuhu meid suunati või kuhu meid oodati. Konkreetsematest oskustest seminari ajal ma ilmselt tegin valikuid ilma, et ma võib-olla oleks teadnud, mida see elu ette toob või mida. Mul ei olnud selliseid konkreetseid sihte või plaane, lihtsalt ma tegin valikuid võib-olla sellise juhuslikkuse alusel, aga need valikud on mind edaspidi suunanud elus. Näiteks seminaris valisin pedagoogika lisaeriala ja hiljem töötasin mõned aastad õpetajana ja noorsootöötajana, kus oli samuti seda pedagoogilist teadmist aluseks väga hästi sai ära kasutada. Seminaris õppisin nõustamist ja hilisemas elus olin karjäärinõustaja. Ma mäletan väga selgelt, et seminari missionikonverentsi ajal, et kui seminari tudengitena osalesime missionikonverentsil Lätis, siis sellel ajal ma kogesin sellist väga tugevat kutset Jumalalt noortetöösse. Ja tänu sellele kutsumusele ma töötasin noortega pikki aastaid, üle 10 aasta. Et see oli midagi sellist väga konkreetset mälestust, mida ma mäletan, et see sai tänu seminarile teoks. Kui ma ei oleks tulnud seminari õppima, ma ei tea, mis oleks siis minu elust siis saanud, aga ma arvan, et sellist usus tugevat püsimist, sellise tugevuse andis mulle just seminari õpingud kaasa. Et siin ühelt poolt need teadmised, need oskused, mida ma õppisin ja teiselt poolt see osadus, mida ma siin seminaris kogesin. Need eeskujud, kellega koos ma õppisin, need kindlasti aitasid kujundada mu elu. Seminari õppima tulles mul ei olnud kutsumust saada pastoriks või vaimulikuks. Minu mõte oli, et nendest õpingutest on mulle abiks noortetöös, koguduse noortetöös. Ja nendest õpingutest oli mulle tõepoolest abi nii selles noortetöös, mida ma koguduses tegin, kui ka kõikides muudes ülesannetes, mida ma koguduse juures teen. Ja samas nende õpingutega on nii või selle Jumala kutsumusega pastori töösse on ka nii, et sa kunagi ei tea, see võib ka mingil hetkel elu jooksul ka tulla, et praegu ma seda kutsumust ei koge, aga ma olen valmis ja avatud, et kui Jumal tahab, siis ma lähen sellesse töösse. Soovin seminarile indu
üksteisest hoolimist ja meelespidamist, et seminar on eelkõige tudengi jaoks ja tudeng võiksid lahkuda selle mõttega, et ta tahab olla pühendunud kristlane, et see oleks see, mis püsib ja jääb. Palju õnne!